Mina olen Maris Uusküla ning olen tegutsenud noorte valdkonnas juba alates 2013 aasta. Olen õppinud noorsootööd Tallinna Ülikoolist nii rakenduskõrgharidus kui ka magistriõppes ja olen töötanud Valdeko noortekeskuses noorsootöötajana 5 aastat ning selle aasta septembrist olen Tabasalu kooli sotsiaalpedagoog. Et noortega töö ja noortega töötades mul on palju kogemusi, olen väga palju kokku puutunud noortega, et just nende erinevate mõtete, ideede ja vajadustega ja on selliseid kogemusi, mis on väga positiivsed, mida on nagu tore meenutada, et kui noorel on mõni tore idee, mida ta tahab ellu viia või tal on mõni eesmärk, mida tahab saavutada. Aga on ka selliseid kogemusi, kus ma pean olema noorele tugiisikuks või siis pigem siis mitte tugiisik, aga usaldusisik ja olema nõustaja, olema abiks, suunama just erinevate siis probleemidega, sealhulgas siis vaimse tervise probleemid ja sealhulgas siis ka depressioon. Et mis see depressioon on? Depressioon ei ole kindlasti midagi, mis on ühekordne halb tuju. See on midagi, mis on korduv. Ta ei ole selline, et ma ei tea, üks päev oli mul paha päev ja ei lähe kõik nii hästi, aga et järgmine päev läheb juba paremini ja tuju on rõõmsam. Et depressioon on midagi, mis on pidev ja korduv ja käib sinuga kaasas. See on haigus, nagu iga teinegi haigus, millele saab ravi ja abi. Ja depressiooniga on ka see, et kaob igasugune elumõte, kaovad eesmärgid, mille poole soovid püüelda. Selline tunne on nagu oleks, et ei ole enam sellist nagu mõtet ja eesmärki olla siin ja teha midagi, et tunnetad tühi koht ja igapäevane ülesärkamine muutub ka väljakutseks. Kindlasti see hakkab mõjutama ka õpitulemusi, hobisid, suhteid teiste kas sõprade või siis koolis, perekeskis. Et see kõik mõjutab ja ta mõjutab negatiivselt ja sellele ei tohi kindlasti vaadata nii-öelda mööda, sest see ei lähe niisama ära. Et enda kogemusest saan ka öelda, et on noori, kes ei taha sellest rääkida, et nad pigem on kinnised sellel teemal, aga on ka noori, kes ütlevad, et jaa, mul oleks vaja abi, aga ma ei tea, kuidas seda abi saada. Et siis, mida siis selleks teha tuleb, ongi kindlasti see, et tuleb sellest rääkida, leida enda see usaldusisik, olgu see ükskõik kes, olgu see su sõber, perekonnaliige, koolist keegi, õpetaja või treener, et peaasi, et sa saaksid sellest rääkida. Ja sealt edasi tuleks leida abi ning meil on väga palju selliseid professionaalseid spetsialiste, kes aitavad. Koolis on kindlasti psühholoog ja teised tugispetsialistid, näiteks sotsiaalpedagoogid, kes saavad aidata ja suunata. Meil on, sealt edasi saab ka tegelikult edasi suunata teiste psühholoogide ja nõustajate juurde, kes saavad selle probleemiga aidata. Just näiteks, kus saab väga palju infot ja kus saab ka väga palju abi, on näiteks peaasi.ee lehekülg. Et selle murega ei tohi kindlasti üksi jääda, et sellega tuleb tegutseda. Nagu ma ütlesin, et see on haigus, aga et sellele on ka ravi ja saab sellele ka saab nagu lahenduse, kui sa ise väga soovid. Ja ma tunnen nagu enda kogemusest või mis on nagu minu sõnum ka veel, et noored ise peavad väga palju siin pingutama, eriti just õpitulemustest, et meil on näiteks PISA-test, mis näitab, kui head me tegelikult õpitulemustes oleme, aga
meil on tegelikult väga palju probleeme vaimse tervisega ja just selle hoidmisega, kuidas seda siis noortele edasi anda. Et ka ühiskonnas on natuke seda survet, kus pigem varjatakse, ei taheta sellest nii palju rääkida. Ja siis noorele tekib ka see tunne, et kui see tundub selline tabuteema, siis miks ma peaks rääkima, sest tegelikult noorel on väga palju survet koolis, hobides, perekonnas, ka sõprade hulgas kindlasti, et ta peab saavutama positiivsed tulemused koolis, ta peab pingutama mõnes huviringis näiteks, ta kindlasti tahab väga hästi silma paista sõprade ringis, et see kõik mõjutab ja need on ka mõjutusriskid, mis võivad viia vaimse tervise probleemideni ja võib ka viia depressioonini. Ja kindlasti on see, et kui sa tunned, et selline surve on, siis ei tohi sellest üksi jääda, et peab rääkima sellest kellelegi ja me peame rohkem näitama ühiskonnas ka seda välja, et me tahame rääkida ja et see ei ole selline tabuteema, et me räägimegi sellest omavahel ja me saame abi, sest ainult nii tunnen, et ka noored saavad seda julgust ja me saame ka ennetada seda, et noortel oleks vähem selliseid vaimse tervise probleeme, et me ennetame seda, et nad julgevad rääkida oma muredest ja nii me leiame rutem nagu lahenduse, et meie noored oleksid tublid, aktiivsed ja rõõmsad.